Embleem, millel on kujutatud numbrit 4 ja mida kannavad tänapäeval Viru üksikus jalaväepataljonis teenivad kaitseväelased, sümboliseerib ajaloolist järjepidevust, mis ühendab praegust väeosa tema ajaloolise eelkäija 4. jalaväerügemendiga. 4. jalaväerügement oli vabadussõjas see rahvuslik väeüksus, mis astus esimesena vastu idast lähenevale vaenlasele. Oma tuleristsed said rügemendi võitlejad Narva linna kaitsel, pidades 1918. aasta novembris raskeid kaitselahinguid Nõukogude Vene 6. diviisiga. 4. jalaväerügemendi ülemaks oli määratud kolonel Aleksander Seiman. Eesti kaitsejõudude taasloomine algas 1991. aastal. 1992. aasta kevadel saadeti Vene Föderatsiooni relvajõudude kontrolli all olevat sõjaväelinnakut Jõhvis üle võtma taasloodud Kalevi üksiku jalaväepataljoni allüksus. Seejärel asutis informeerima uut üksust, mida nimetati algselt 3. jalaväepataljoniks. Vastavalt peastaabi ülema käskkirjale number 69 22. maist 1992 nimetati formeeritav 3. jalaväepataljon Viru üksikuks jalaväepataljoniks alalise paiknemiskohaga Jõhvis, Pargi tänav 55. aasta 23. juunil võidupühal annetas Jõhvi linnaväljakul Eesti Vabariigi president Lennart Meri Viru üksikule jalaväepataljonile väeosa lipu. See lipp, mis on teie silmade eest sündinud, tükist riidest, hõbedaäältest ja lipuvardast, on tänasest alates Eesti Vabariigi võrdkuju, Eesti rahva võrdkuju, Eesti rahva poolt vabadel valimistel valitud parlamendi, põhiseaduse ja seadusliku valitsuse võrdkuju. See on enam kui poliitika. See on kogu rahva tulevik. See on rahva lootus, see on elu. Te peate sellest lipust nägema oma ema ja oma isa. Te peate sellest lipust nägema oma lapsi, kes on veel sündimata. Oma tulevast pruuti, kes on veel valimata. Te peate nägema sellest lipust Eesti tulevikku, mida me praegu alles külvame. Olge truud sellele lipule. Ja Eesti on truu teile. Härra president, Viru pataljoni nimel tänan. Ajateenistusse kutsutakse Eesti kodakondsust omavaid noormehi alates 18. eluaastast. Teenistus kaitseväes kestab täna reakoosseisule 8 kuud ja allohvitseridele 11 kuud. Eesti sõduri väljaõppe kaitseväes jaguneb üldises käsitluses 3: üksikvõitleja väljaõppe, erialane väljaõppe ja allüksuste väljaõppe. Üksikvõitleja väljaõppel keskendutakse nende põhiliste sõdurioskuste omandamisele, mis on aluseks võitleja tegevusele lahinguväljal. Lisaks sellele omandavad sõdurid veel mingi kindla sõjaväelise eriala, nagu kuulipildur, miinipildur või
allüksuste väljaõppe seisneb väljaõpetatud erialaspetsialistide kokkuharjutamises tegutsemisel allüksuse koosseisus. Eesti sõduritele on loodud head tingimused normaalseks eluks ja teenistuseks. Väeosa linnakus asuvad kasarmud on sisustatud tänapäevaselt. Väljaõppes on kaitseväelaste kasutada tipptehnoloogiaga sisustatud õppeklasse ja treeningmatkemudeleid. Toitlustamine toimub linnaku sööklas ja toidu kvaliteet ning kvantiteet annavad silmad ette enamusele tsiviilsöögikohtadele. Oma vaba aega veedavad sõdurid raamatukogus või spordiväljakutel ja väeosa sõdurikodus. Teenistuse lõppedes arvatakse sõdurid kaitseväe reservi vastavalt omandatud erialasele kvalifikatsioonile. Eesti kaitsekontseptsioonis on riigikaitse põhirõhk seatud reservväele. Sõjaolukorras peavad agressorile vastupanu osutamisel otsustavat osa etendama just